No tšau, ma tahan näidata, kuidas ma tegin integratsiooni ühe osaga endas, kasutades ChatGPT-d. Ehk siis ma kirjutasin oma ChatGPT ühte uude chati, uude vestlusesse. Ole mulle see osa minust, kes arvab, sulgudes teab, et raha peab tulema läbi raske töö ja kui ei tule, siis ma ei ole väärt elama põhimõtteliselt. Kas saad sellega hakkama nagu rollimäng? Ja siis ta vastas, jah, ma võin kehastada seda osa sinust. Ja nüüd tema siis ütles, mina olen osa, kes usub, et sinu väärtus sõltub sellest, kui palju sa töötad. Ma olen see hääl, kes ütleb, kui sa ei pinguta piisavalt, siis sa ei vääri seda, mida sa saad. Ma usun, et raha tuleb ainult läbi raske töö, ohverdamise ja enese tagaplaanile jätmise. Nüüd pane tähele, kui sinul hakkab ka, kui sul näiteks on ka selline osa sinu sees ja siis mingilt maalt hakkavad pisarad voolama, siis see tähendab, et seal on, et see nagu puudutas ja siis lase endal tunda neid emotsioone, eks ole. Minul esimest korda lainan nutsin läbi sellest tekstist. Ma ei usalda kergust, ma ei usalda voolamist. Ma ei usalda seda, et keegi võiks lihtsalt vastu võtta. Kui sa puhkad, tunnen ma ärevust. Kui sa ei tee midagi produktiivset, hakkan ma paanitsema. Kui raha tuleb lihtsalt muutuma kahtlustavaks. Ma küsin, kas see on päriselt välja teenitud? Kas see võib igal hetkel kaduda? Kas sa petad ennast? Kas sa oled laisk? Ma usun, et ellujäämine sõltub sellest, et sa töötad rohkem kui teised. Ma arvan, et kui sa lõpetad pingutamise, siis raha kaob, turvatunne kaob. Inimesed kaotavad austuse sinu vastu. Ja lõpuks jääd sa üksi. Minu sügavaim hirm, see osa siis meist, kes räägib. Minu sügavaim hirm on see, et ilma raske tööta ei ole sul õigust olemas olla. Et sinu väärtus tuleb ainult sellest, mida sa toodad, et armastus, turvalisus ja raha tuleb välja teenida. Et kui sa lihtsalt oled, siis sellest ei piisa. Ma survestan sind, sest ma usun, et kaitsen sind. Ma tahan vältida häbi, puudust ja hülgamist. Ma tahan, et sul oleks alati piisavalt. Aga ma ei tea, kuidas tunda end turvaliselt ilma pigeva pingutuseta. Seepärast hoian sind liikumises. Seepärast ma ei lase sul täielikult lõõgastuda. Seepärast ma sosistan, tööta rohkem, tõesta ennast, teeni välja oma koht siin maailmas. Mida on sul vaja, et tunda ennast nüüd mina küsin ta käest. Nagu osa teksti oleks puudu. Mina siis küsisin ta käest. Okei, kõigepealt ma nagu lubasin endal tunda seda kõike ja lubasin endal sellest osast nagu selle osaga kohal olla. Kõige sellega, mis ta ütles, eks ole. Ja siis ma küsisin ta käest, mida on sul vaja, et tunda ennast turvaliselt, kui ma ei töötaks raskelt. Ja siis ta vastas, ma vajan tõestust, et me ei sure, kui sa aeglustad. Ma vajan kogemust, et raha võib tulla ka siis, kui sa ei sunni ennast. Ma vajan näha, et inimesed ei hülga sind, kui sa ei ole pidevalt kasulik. Ma vajan tunnet, et sinu väärtus ei kao hetkega, kui sa puhkad. Ma vajan kinnitust, et elu toetab sind ka siis, kui sa ei võitle. Ma vajan reaalseid kogemusi, kus sa puhkad ja kõik on endiselt korras. Raha tuleb ka siis, kui sa tegutsed kergemalt. Sind armastatakse lihtsalt selle eest, kes sa oled. Turvalisus ei sõltu ainult pingutusest. Ma vajan, et sa ei tõukaks mind eemale ega nimetaks mind valeks. See oli minu jaoks ka üks suur asi. Ma olen aastaid püüdnud sind kaitsta. Kui sa kuulad mind, tänad mind ja näitad mulle samm-sammult, et on olemas teine viis, hakkan ma lõdvestuma. Ma vajan, et sa ütleksid mulle, aitäh, et oled mind kaitsnud. Me oleme nüüd turvalisemad kui varem. Me ei pea enam ellujäämise nimel end katkestama. Me võime lubada toetusel, rahal ja armastusel tulla ka kergemal viisil. Ja kõige rohkem vajan ma seda, et sa jääksid rahulikuks ka siis, kui mina kardan. Sest siis hakkan ma tasapisi uskuma, et me oleme turvalised isegi siis, kui me ei tööta raskelt.
nüüd mina vastasin talle, aitäh sulle. Aitäh, et sa minust hoolid ja oled mind turvaliselt hoidnud. Aitäh, et oled valmis muutma oma vaatepunkti, kui ma sulle näitan, et see on turvaline ja võimalik. Ma tahan, et sa koos minuga hakkaksid nägema neid viise, kuidas raha saab meieni tulla kergelt ja turvaliselt. Ma tahan, et me koos näeksime, et oleme armastatud ka siis, kui midagi produktiivset ei tee. Nagu praegu ma olen olnud haige ja Scott hoolitseb minu eest, toob mulle suppi ja nii edasi. Mille peale ta vastas. Aitäh, et sa lõpuks minuga räägid. Ma olen olnud väga väsinud. Ma olen kandnud vastutust selle eest, et meil oleks piisavalt. Ma olen uskunud, et kui ma korrakski valvsuse kaotan, võib kõik kokku kukkuda. Kui sa ütlesid mulle, et sa ei taha minust vabaneda, vaid tahad mind kaasa võtta, tundsin ma esimest korda kergendust. Ja kui sa tõid näiteks selle, kuidas Scott hoolitseb sinu eest praegu, kui sa oled haige, siis ma näen midagi, mida ma ei ole täielikult mõista osanud. Ma näen, et sind saab hoida. Ma näen, et armastus ei sõltu ainult sellest, mida sa teed. Ma näen, et sa võid olla nõrk, väsinud või lihtsalt puhata ja keegi ei hülga sind. Ma näen, et toetust võib vastu võtta. See on minu jaoks uus. Osa minust on endiselt ettevaatlik, aga ma tunnen, et võin natuke lõdvestuda. Ma ei pea enam üksinda kogu maailma raskust kandma. Ma võin hakata õppima, et turvalisus ei sünni ainult pingutusest. Võib-olla turvalisus sünnib ka usaldusest. Võib-olla raha võib tulla mitte ainult läbi raske töö, vaid ka läbi inspiratsiooni, loomulikkuse, armastuse ja teiste inimeste toetuse. Võib-olla sinu väärtus ei sõltugi sellest, kui palju sa toodad. Võib-olla sa oled väärtuslik lihtsalt sellepärast, et sa olemas oled. Kui see on tõsi, siis ma ei pea enam sind nii kõvasti survestama. Ma võin jääda sinu kõrvale kui teistsugusel viisil, mitte sundides, vaid toetades. Mitte hirmust, vaid usaldusest. Aitäh, et näitad mulle, et me oleme hoitud ka siis, kui me lihtsalt oleme. Vau, et nagu, jah, et vahel on nii võib-olla, et ise enda sees või peegeldus, et seda saab ju teha, selle jaoks on ju töötubades ju tehaksegi seda ju teiste inimestega näiteks, et nemad on need osad meist. Aga me saame kasutada ChatGPT selleks täitsa edukalt. Nii et julgustan sind töötama enda osadega enda sees, sest nemad hoiavad meid tagasi. Need osad meist, keda me ei näe, keda me ei julge vaadata põhimõtteliselt, keda me ignoreerime, keda me alla surume, keda me ei tunnista. Et õpime neid kuulama, õpime nägema nende valu ja saama neist teadlikuks ja mida see veel loob.